Liidriks ja eestvedajaks on võimalik õppida ja siin tulemusüksuse juhi programmis me just seda teemegi. Me teeme seda koos väga ägedate ja praktikutega, juhtidega, kes on aastaid olnud erinevate üksuste, erinevate ettevõtete juhi positsioonidel ja nende käe läbi me saame praktilisi teadmisi, oskusi, mida tegelikult iga osaleja saab juba järgmisest päevast rakendada. Tänu sellele on võimalik leida paremini inimesi, keda värvata, kuhu värvata, millist rolli üldse on vaja täita, millist mitte. Tihtilugu ka värbamisel võidakse teha valesid vigasid, võib-olla vale inimene valesse rolli, kuigi ta võib-olla väga hea inimene. Samamoodi osatakse teha rohkem vahet selline, mis tegevus loob rohkem väärtust, milline vähem, mis aitab meie strateegiat ellu viia, mis mitte. See omakorda loob sellised eelised või eeldused vähemalt, eelised on võib-olla tagajärjeks, aga eeldused selleks, et saaks luua sellise tiimi, sellise organisatsioonikultuuri ja sellise tiimi tunde, et inimesed tahavad teie juures töötada. Ja see omakorda loob selle võimaluse, et te saate värvata endale tugevamaid inimesi. Te väldite sellega keskpärasust. Ja ma arvan, et see on üks sellise tulemusüksus juhi programmi põhitulemid, mille üle te saate pärast juba praktikas rakendada kõiki neid oskusi igapäevaselt. Tere, Sten! Kas vastab tõele, et kõik juhid on automaatselt ka liidrid? See on hea küsimus. Ma arvan, et see on selline igialjas teema, aga ei ole. Et on selge vastus ja minu jaoks on üks mõõdik, mille järgi saab hinnata, kas oled liider või mitte, vähemalt sul liidri alged on see, et kui sa vaatad selja taha ja seal keegi sulle järgneb, siis on sul juba liidri alged olemas. Ja selle järgnemisel ma mõtlen seda, et kui sa liigud kuskil ühest osakonnast teise või ettevõtete vahele, et kui sa kutsud endaga inimesi kaasa või ka olemasolevas rollis, kutsud kaasa neid midagi tegema, siis nad tulevad hea meelega, isegi võib-olla teadmata täpselt kuhu. Ja kui sul sellised inimesi on, siis on juba liidri alged olemas, et kui sa selja taha vaatad ja kedagi ei ole, siis sa oled lihtlabane tavaline ülemus, et nii karm see elu ongi. Et liidriks olemise juures, ma arvan, üks olulisemaid asju see on mitu tegelikult, aga see siirus ja vahetu suhtlus ja vahetu olek, eks sa teenid oma usalduse välja. Ja kui see on olemas, siis on sul juba võimalik ka liidriks kasvada, et see on õpitav, loomulikult see on õpitav. Aga head näited näiteks on sellised, et kui ülemus on alati selline, et kui tema võtab au endale, et kui tema tiimis keegi teeb midagi hästi, siis tema läheb räägib, et mul oli siin mõte ja ma siin tegin. Liider vastupidi just toob esile neid inimesi, kes ta tiimis on, kes millegiga heaga hakkama saavad ja tunnustab seda ja võimendab isegi, kus vähegi võimalik on. Liidri üks omadus on ka see, et ta laseb tiimil riskida, aga kui midagi nüüd läheb päris mitte nii nagu pidi, siis liider võtab vastutuse enda peale. Aga laseb tiimil jälle uuesti proovida riskida, sest siis tulevad just paremad lahendused, kui sa annad tiimil võimaluse vabalt toimetada. Et siin ma arvan, suuremad sellised ülemuse ja liidriks olemise vahed tulevad sisse. Aga strateegiline juhtimine, kas see on lihtne? Tundub ju, et see on alati ja üheselt mõistetav kõikidele või ei ole see nii? Muidugi on lihtne, et ega siis tegelikult ei ole lihtne loomulikult. Aga seda saab ka selles mõttes, kui seda süsteemsemalt läheneda, siis ta ei ole ka midagi nüüd tohutult keerulist. Ja ma arvan, et strateegilise juhtimise on sellised põhitõed on see, et sa pead suutma juhina, liidrina vaadata asja detailis ja samas minega natukene nagu ülevalt ja vaadata seda tervikpilti. Et kui sa need kaks asja suudad tasakaalu panna, et sa ei jää mingisse detaili kinni ja samas ei kaota nagu sihti ära, siis sa võid nagu toimetada täpselt selle strateegilise juhtimise nii-öelda üleval ja allpool. Ja oluline on see, et mis annab? See annab ka selle, et sa ei eksiks teelt. Et mõnda asja on väga mugav teha ja tore, aga kas ta aitab strateegiat ellu viia või eesmärke saavutada, et sa pead suutma juhina sellest vahet teha. Sest strateegia ellumisel paraku tuleb teha ka ebamugavaid tegevusi või mittemeeldivaid tegevusi või vahest ka ebameeldivaid otsuseid. Et kui sa need jätad tegemata, siis sa tõenäoliselt kaldud strateegiast kõrvale. Ja sellest ülesse või alla vaatamisest või mõtleme siis detaili ja suure pildi vaatamisest tengib ka see, et ega strateegia peabki muutuma. Ja kui nüüd on see, et sa paned ainult klapid peas, et mul on niisugune strateegia, et sa ei vaata vahepeal, mis kõrval toimub, siis sa võidki seda strateegia küll ellu viia, aga see on juba aegunud. Ehk siis strateegilise juhtimis, ma arvan, need nüansid kindlasti on kaks asja. Et vaata detaili, vaata suurt pilti ja vaata, mis asi aitab strateegiat ellu viia või eesmärke saavutada ja mis seda takistab. Suuda neil vahet teha. Et ära jää kinni asjadesse, mida on ainult mugav teha. Katrin, aga kuidas sulle tundub, et üks minu meelest niisugune nagu müüt on ka see, et organisatsiooni kultuur see tekib iseenesest, sellega ei ole mitte midagi vaja teha, chill, äge, kogu aeg on nagu mõnus organisatsiooni kultuur tagatud. Kuidas sa sellesse suhtud?
jah, ma olen ka hästi palju kuulnud seda, et organisatsiooni kultuur on alati olemas ja et siis on kuskil veel mingid väärtused, mille peab uutele töötajatele pähe õpetama. Et organisatsiooni kultuur minu meelest paraku siiski päris ise ei teki ja päris palju peab sinna tegelikult ikka seda ressurssi panema, et oleks aru saada, kuhu tahetakse liikuda ja mil viisil. Ja organisatsiooni kultuur on tegelikult juhi nägu. Võtab enda juurde need väärtused, mida juht on veel valmis tolereerima ja just see, mil viisil ta juhib ja kuidas ta oma inimestega suhtleb. Et minu nägemust mööda on küll see, et kliendisuhtekultuur on see, kuidas inimesed suhtlevad ettevõttes sees, kuidas neid juhitakse, kuidas tagasisidet antakse ja mida neilt nõutakse, et see tegelikult loob selle kultuuri. Jah, minu arust kultuuris on see, mida tihtilugu alahinnatakse, on see, et see, kuidas organisatsioon sees töötab, paistab välja klientidele, see on üks asi, aga tegelikult organisatsiooni sisesed koostööd osakondade üksuste vahel, kui seal ikkagi nagu ühel juhil on nii-öelda see ülemuse tüüpi juht, kes nii-öelda käsib poob ja seal üritab ainult käskude läbi toimetada, siis ega see organisatsiooni sisene koostöö ka ei toimi, et teiste osakondadega just. Et oma tiimis võib-olla veel, aga nii kui hakkab teiste osakondadega koostöö hakkab kärisema, see on tihtilugu. See võib lühiajaliselt toimida, aga ta varem või hiljem jõuab tegelikult lõppkliendini välja ja siis seal on probleemiks lõpuks. Kas oled tavaline ülemus või tahad saada liidriks? Me võtame siin tulemuseks juhi programmis selle teekonna pulkadeks ja koos arendame sinust hea liidri. Alustame juba seda 5. aprillil EBS-ist tulemuseks juhi programmi näol ja vaata veebist juurde ja tule ja osale, sest kohtade arv on piiratud.